No nii, shallow. Vaadake, täna mul on tekst ekraani peal. Ma loodan, et seda on ka sealtpoolt näha. Vaatasin, oi, mul oli siin aega, vaatasin, mis kõik huvitavad asjad mul siin on. Ja mul on siin flash, et peaks olema, nüüd peaks olema paremini. Oota, ma saan seda vist maha võtta, näe. See on ilma flashita ja see on koos flashiga. On natukene valgem, eks ole. Nii, ja mul on jälle oma surnud kass mikrofoniga siin. Sellepärast, et mul siin tundub, et võib-olla hakkab sadama. Siuke hall on taevas jälle, hall on taevas, hall on maa jälle. Taas kord. Nii, mul oli siin vahepeal plaastri vahetus. Ma võtan plaastri ära. Nii ja naa. Niimoodi naamoodi. Et siis tänane pühapäevapühitsuse teema on eesti keeli ma siis panin ta elustiili näpunäiteid Steve Swanilt, sest see originaalpealkiri on Best Lifestyle Habits for Optimal Wellness ehk siis nagu parimad elustiili harjumused nagu optimaalse tervise jaoks, tervislikkuse või midagi siukest, heaolu, nagu optimaalse heaolu jaoks. No nii, esimene vaateplatt, siis küsima number. Võtan kõigepealt esimese numbri meile kõigile siit. Üks olulisemaid aspekte, loovuse aspekte, üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. Dr. Edwin Land ütles seda, üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. Nii, küsi ka oma number, ütle tere, kust sa mind vaatad? See on ka inimesed alati küsivad, kust sa mind vaatad? Et noh, mul väga palju, väga internatsionaalne seltskond siin ei käi, aga siiski nii Eestist kui Soomest, nagu ma olen aru saanud, on mul vaatajaid siin. Nii et vaatame. Kuidas teil siis kõigil läinud on? Et mina siin ikka tegelen oma, Kristel, number 38. Mina siin hakkasin nüüd uuel turul käima. Ei läinud kõige paremini, müüsin ainult pool oma kaubast. Natukene teeb kurvaks, aga samas ma nagu lohutan ennast, et ei ole midagi, see oli esimene kord, inimesed ei tea veel, et ma selle esimese korra kohta oli siiski väga hea. Nii, 38 on sellest vägivallatu suhtlemise raamatust, mida ma kunagi lugesin. Depressioon on auhind, mille saame hea olemise eest. Marshall B. Rosenberg, ma unustasin ära, mis see B tähendab, mida see B esindas, mis nimi seal B on. Aga jah, depressioon on auhind, mille saame hea olemise eest, ehk siis see tahtmine olla hea ja tahtmine meeldida viib meid depressiooni. Nii, aga okei, hakkame siis pihta, mis me siis ikka pikalt lobiseme. Et siis jah, elustiili näpunäiteid Steve Swanilt, ehk siis ta siis alustabki sellest, et on palju asju, mida saad teha oma tervise ja heaolu parandamiseks. Elustiili harjumused, mis optimeerivad sinu enesetunnet. Meie enesetunnet. Arvamusi on selles osas rohkelt ja inimesed ei pruugi alati nõustuda. Ja sellest hoolimata jagab Thiel tänases episoodis oma isiklikke eelistusi parimate elustiili harjumuste osas optimaalsete heaolu tingimuste saavutamiseks. Nii, number 1, varjutöö. Eriti just integratsioonile suunatud varjutöö. Mul siin slow connection näitab, ehk on ikka korralikult näha ja kuulda. Ehk siis eriti just integratsioonile suunatud varjutöö, mis aitab saavutada sisemist harmooniat, kooskõla ja terviklikkust. Varjutöö on mis tahes praktika, protsess või tehnika, mis aitab meil teadvustada seda, millest me muidu teadlik ei ole. See on sügava eneseteadlikkuse ja eneseidentiteedi töö. Enamik inimesi elab oma elu, tehes alateadlikult valikuid, mis toovad kaasa segadust ja heaolu puudumist, sest nad on sisemiselt killustatud ja vastuolulised. See sisemine konflikt muudab võimatuks elada kooskõlas iseendaga, teha õigeid otsuseid või astuda autentselt
kooskõlalisi samme. Väga keeruliselt väljendatud. Kui muudad varjutöö igapäevaseks osaks oma elus, muutub see täielikult sinu sisemise joondatuse seisundiks, aidates sul teha otsuseid ja astuda samme vastavalt sinu tõelisele olemusele. Siin Jill siis pakub 2 videot, mis ta on juba teinud sellel teemal. Üks on siis What is shadow work, mis on varjutöö, ja teine on What are the benefits of shadow work. Et mis on siis varjutöö panustavad asjad, mis on panustav varjutöös. Ma olen vist ühte nendest või võib-olla kui oleme need 2 kokku kunagi pannud ja teinud juba ka videosid sellest. Kui ei ole, siis ma vaatan üle. Kui huvitab, siis andke teada, ma siis kirjutan siia alla. Nii, vahepeal meil on siin rohkem inimesi tulnud. Küsige oma emotsionaalsed kommid ikka 59-ni. Ja pakkuge omalt poolt ka, saatke mulle soovitusi. Jep, 59 on ikka veel viimane. Ja me just Katjaga rääkisime siin. Minu meelest mul Katja tuli vaatama ka. Jaa, see ongi vist seal Katja. Katja mul siin soovitas ühte meest, kes teeb sellist tööd inimestega, et nagu inimene põhimõtteliselt nagu pöördume. Huvitab, okei. Nii, et tšau, terje. Küsi ka oma number, et siis nagu, et mis iganes mõtted või nagu emotsioonid üles tulevad, et siis pöörduda selle poole ja öelda, mul on kahju. Nagu mul on kahju, et see sinuga juhtus. Ja võivad ka tulla nagu sellised asjad, mille kohta nagu üldse mingisugust teadlikkust ei ole, mis on võib-olla kuskilt eelmistest eludest, eks ole. Või siis, nagu me eelmises osas õppisime, võib ka olla esivanemate liini pidi meie sees olla need energiad, mis on päris nagu, et mul on kahju, et sa olid üles poodud, on ju. Mul on kahju, et sind on vägistatud. Et sellised hirmsad asjad nagu, aga mitte ainult nii suures mastaabis, et iga asi, mis üles tuleb ja natukene tekitab mingisugust mis vajab protsessi, mis vajab kohalolu põhimõtteliselt. See on siis armastav kohalolu enda osadega. Nii, Tere küsib 17. 17 on sellest Koka raamatust, mille nimi on I am grateful. Ja selline küsimus. Millise koostisosa sa oma ellu lisaksid? Kas sa lisaksid rohkem rõõmu, rohkem armastust, rohkem raha? Ja miks mitte ainult ühte? Või kõike rohkem, ikka rohkem. Et igasugune varjutöö ehk siis enese alateadvuslike mustritest teadlikuks saamine ja nagu nende nii-öelda protsessimine on siis väga hea enda heaolu tingimuste parandamiseks. Number 2. Ole tähelepanelik selle suhtes, mida oma kehasse paned. See hõlmab nii toitu, meediasisu kui ka tooteid, mida oma kehal kasutad. Paneme selle, vaatan. Mul on juba tulnud disturb. Vahepeal keegi mul sisse ei tule siia. Mingeid kõnesid või asju. Blinge. Tänapäeva maailmas on kahjuks palju asju, mis ei ole tervisele kasulikud ega isegi loodud selleks, et inimeste tervist toetada. Aga müüakse poes, eks ole? Praegu mul on näiteks nii, kui ma käin, vaatan seal tavapoes riiulite vahel, siis mul umbes niimoodi, kõik on sitt. Ükski asi ei ole tegelikult hea mulle. Ja kui ma otsisin Amazonas, soovisin leida naturaalset looduslikku huulepulka või huuleläiget. Ei olnud. Kõik need, mis ütlevad ka, ikka on sellised asjad sees, mis ei ole head. Võib-olla olen sellest rääkinud. Et ühesõnaga on äärmiselt oluline olla teadlik sellest, siin ta ütleb, millist sõnumit sa endale ja maailma annad. Vahepeal ma tõlkisin uuesti üle kõik. Ehk siis oleme teadlikud sellest, mida me tarbime ja milline on nende mõju. Ja pea meeles, et lihtsalt sellepärast, et sa ei pruugi olla sama tundlik kui teine inimene. Ja seetõttu ei pruugi kohest mõju tunda teatud asjade puhul, ei tähenda see, et nad sind ei mõjuta. See lause näiteks mulle läks 10-sse. Mina nagu olen nagu alati, mul kõik okei, mida iganes on ju. Aga nad ikkagi mõjutavad meid, et siiski tuleks tähelepanu pöörata sellele, mida me tarbime. Hea rusikareegel on, mida loomulikum midagi on, seda parem.
püüa vältida rafineeritud suhkruid, kemikaale, pestitsiite, plastikut, õudusfilme, vägivaldseid videomänge, alkoholi, töödeldud toitu, kahjustavat müra, kiirgust, küllastunud rasvu, hallitust, meil näiteks siin Costa Ricas on hästi palju hallitust, rafineeritud teraviljajahu, liha ja piimatooteid. Piim ei ole üldse inimestele mõeldud tarbimiseks. Säilitusaineid, sulfaate, elektroonilisi seadmeid, paneme nüüd kõik oma telefonid ära, ja ebasobivates tingimustes kasvatatud toiduained. Ehk siis näiteks keegi kasvatab küll häid tervislikke asju, aga ta kasvatab neid näiteks suure tee ääres. Ei ole väga hea meile. Nii, noh, kas rohkem numbreid ei tule? Küsige nüüd numbreid, emotsionaalsed kommid mul siin, 59 numbrit. Number 3, sea uni. Uni prioriteediks. Tee unest oma prioriteet. On inimesi, kes on ajaloo vältel suutnud teadlikult omastada praanat, mis muudab nende unevajadust, et nad võib-olla saavad magada vähem, kuid sellest ei tohiks saada eesmärk, justkui see näitaks inimese arenenud taset. Mina saan vähem magada, ma olen nii arenenud ja nii valgustatud, ma magan vähem. Mõned kõige teadlikumad olendid maailmas magavad väga vähe, samas kui mõned neist teadlikest olenditest magavad nii palju, et see võiks sind šokeerida. Tšau, Anneli, 25. Jei, nii tore näha teid kõik siin. Üldistades inimese heaolud sõltub unest ja piisavast uneajast. See tähendab 7–9 tundi öösel. Uni täidab nii palju erinevaid funktsioone, alates keha taastumisest, kuni mälu konsolideerimiseni, kuni immuunsussüsteemi toetamiseni ning palju muud. See ei puuduta vaid energia saamist. Uni on nii oluline. Une prioriteediks seadmine tähendab ka häid õhtuseid harjumusi, nagu rahustav rutiin närvisüsteemi tasakaalustamiseks. Kofeiini vältimine pärast kella 2. Näiteks olengi hakanud siin. Tšau, Anne, number 35, näen. Et kui me teeme siin mahla, siis kui meil on nagu peale lõunat, ma teen ka kohvi ja siis 2 korda nendel päevadel õhtul mul ei tule und. Peas muudkui asjad jooksevad, ei tule und. Kehahooldus ning ekraanidest hoidumine, mis kirgavad aiu eredat valgust vahetult enne magama minekut. Saad ju aru, eks? Nii, reklaamipaus. Nii, anname 25 Annelile. Või Anneli küsib, aga kõik saavad osa. 25 on, seesama, mis ma esimesena kõige alguses, enne kui veel esimene vaate oli kohal, üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. Ehk siis, kui on hirm, et et ma ei tea, et võib-olla nagu mingi inspiratsioon on midagi teha või midagi luua või kuhugi minna, aga siis tuleb hirm läbi kukkuda, et võib-olla ei õnnestu, siis üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. Ehk siis tee seda ikkagi. Nii, Anne küsis number 35. 35 on meil Dennis Waitlilt ja selle saatis mulle Ulvi. Elus on alati 2 võimalust. Kas leppida tingimustega, milles oled, elus on alati 2 võimalust, sorry, ma luksusin samal ajal. Kas leppida tingimustega, milles oled, või võtta vastutus muutuste eest? Ma joon vahepeal vett. Nii, kas tuleb veel numbreid? Kata, sina pole küsinud veel? Oled ju seal veel? Sa ei saa kirjutada või? Kes mul siin veel on? Küsige oma numbrid. Küsige. Siis saame reklaamipausid näha rohkem. Nii. Ole tervise ja heaolu osas proaktiivne. Ole nagu mitte passiivne, lähtudes oma vajadustest ja tee seda otseselt. Paljud inimesed on oma heaolu vajaduste suhtes väga passiivsed. Et umbes, ma peaksin küll nii tegema, aga tegelikult ei tee midagi. Ega ma nüüd väga siin ei ole plekitu selles osas.
võta oma heaolu eest vastutus ja ole selles aktiivne. Noh, Katja, küsi oma number, sa pole veel küsinud. See võib tähendada näiteks vanni võtmist Epsomi sooladega. Scott just eile, kui me käisime, ostis apteegist omale Epsomi soola, ütles, ta teeb tihti. Massaaži saamist, vaikuses istumist, terapeudi juurde minekut, lahenduste ja alternatiivsete raviviiside uurimist, mitte kohe tavalise arsti juurde, kes paneb sulle retsept, see ravim ja see ravim. Matkamist, teatud toidulisandi võtmist. Mina näiteks hakkasin võtma proteiine juurde. Ja ma võtan nüüd proteiine, ma võtan ühte seenepulbrit, turkey tail. Ma võtan moringa, keel, wheatgrass, ma ei oska neid eesti keeles öelda. Chlorella, kelp on mul seal sees. Alfalfa, kõik head asjad. Ma võtan neid. Ma mõtlen, et 5 millegagi, aga ei suuda otsustada millega. Aga näe, järjest tuleb neid. Paneme hääletusele. Küsi kõik need numbrid ära. Vahet ei ole. Kõik võivad küsida palju numbreid, ütleme siis nii. Ärme paneme nagu piirangut, et ainult ühe võib küsida. Sõbraga aja veetmist, jõusaalis treenimist ja mitte ainult jõusaalis kodus, vaid ka hingamisharjutusi, külma duši, mis on nagu see Barbara O'Neill ka just, ma nägin tema video, kus ta ütles, et see on väga hea nagu külma, kas või lihtsalt nagu korraks šokeeringu, et see kehal on väga hea see tunne, et see, kui sa seda suudad tekitada. Riietumist viisil, mis paneb sind end tõeliselt hästi tundma. Saunas käimist eestlastel, väga hea see, mul varsti hakkab vihmahooaeg jälle pihta, ma nii alati kui vihmahooaeg on, siis ma nii nagu igatsen sauna. Linnulaulu või teatud sagedustega helide kuulamist. Noh, näiteks ma kuulan ka neid. No vot, näed, tubli, väga hea. Kuulan neid. YouTube'is panen, otsin, mul juba pakub neid erinevate sagedustega muusikat. Mõnus mediteeriv. Ekraanidest hoidumist, lugemist või kirjutamist, retriidil osalemist, piisava koguse vee joomist, endale sobiva voodipesu leidmist, tänulikkuse päevikusse kirjutamist, kindlal ajal magama minekut, puhastuskuuri tegemist, nõelravi. Ma mäletan Kata mul siin alati hambus. Kata kunagi, et ta käis nõelravil ükskord kogemata, jäid nõelad pähe, kui ta läks koju. Bussis vaatas, kotsus, et nõelad olid peas. Oli nii või? Joogat, kaisutamist või kunstiga tegelemist. Ja kui vajadus tekib, rahulda see otse kohe. Sellega oled endale selgesõnaline eestkõneleja. Ära ole passiivne, ole oma tervise suhtes aktiivne. Nii, reklaamipaus, tulevad numbrid. Nii, küsige teised ka erinevaid numbreid. Nii, 5. Täna on siis Katal 5 päev. Nii, number 5 on väikeses printsis. See on see, kus rebane ütleb, tšau Kairit. Küsi ka vähemalt üks number. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Väga hea. Nii, 15. Mille eest oled tänulik just praegu? Korraks mõtleme kõik, mille eest ma olen tänulik just praegu. Isegi kui see on lihtsalt tunne, kui sa suuda seda sõnadesse panna. Nii, 25. Üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. 35 tuli meil ka ära. 35 tuli juba ka ära. Mis oli siis elus on alati 2 võimalust, kas leppida tingimustega, milles oled või võtta vastutus muutuste eest. Ja mis seal veel oli? 45. Kõik 5. 45 Anthony D'Angelo, naerata. See on võti, mis sobib kõikide südamete lukkudesse. Nii armas. Ja 55 on minult. Kas sul on rõõmi unne jaoks?
ruumi õnne jaoks ikka. Nii, ja 51 lähen siit tagasi, Kairit küsib 51. Ernst Holmes, valmistama meel vastu võtma parimat, mis elul on pakkuda. See on mu selle aasta teema, mäletate? Sellel aastal mina valisin, see on minu teema ja kes tahab, võib minuga ühineda. Valmistame oma meele võtma vastu parimat, mis elul on pakkuda. Ja 11 veel Kairitile. Sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Nii, lähme edasi. Võib vahepeal veel numbreid siia panna, siis järgmise reklaamipausi ajal saab öelda. Number 5, mida Thiel soovitab siis oma heaolu saavutamiseks. Ole häälestatud oma tunnetele ja hoolitse oma emotsioonide eest. Ole häälestunud sellele, kuidas sa end tunned ja hoolitse oma emotsioonidest. Ma ootan korra õigemalt. Akut väga palju ei lähe, sest mul on täna flash peal, valgus peal. Kui asi puudutab emotsioone, siis me sageli ignoreerime, surume alla, eitame, tõrjume, loobume, püüame parandada, pöördume nende vastu, üritame kontrollida, vähendame tähtsust, hajutame tähelepanu, väga populaarne, maskeerime, lahutame end neist, tuimestame või väljendame neid vägivaldselt. On nii palju erinevaid viisi, kuidas me seda teeme ja sama palju viise, kuidas see meid kahjustab. Mitte ainult meid, vaid ka inimesi ja asju meie ümber. Selle vältimiseks peame laskma emotsioonidel oma olemusest täielikult läbi voolata. Kui need ilmnevad, ilma et me neile vastu seisaksime. Kui kogeme midagi, mis tekitab tugeva negatiivse emotsiooni, peame suunama oma tähelepanu sellele, andes sellele oma täielikku kohalolu. Peame selle täielikult läbi kogema, laskma sellel täielikult oma kehast ja energiavaljast läbi minna ning õppima sellest sisalduva teabe. Näiteks eile mul oli Scott midagi ütles ja see kutsus minus esile emotsiooni ja selle asemel talle reageerida, ma lihtsalt istusin sellega ja ma lubasin endale seda tunda. Ja lihtsalt lubasingi niimoodi, proovinud seda muuta, lubasin endal sellega kohal olla, nagu vaadelda seda emotsiooni, vaadelda seda põhjust, miks ma nii tundsin, millest see on alguse saanud. Ja lihtsalt lubamises olemine on suurepärane viis oma emotsioonidega kohal olla. Seda tehes suureneb nii meie võime tunda kui ka meie võime emotsioone töödelda. See on nagu emotsionaalse lihase arendamine ning see omakorda annab meile tunde, et suudame toime tulla kõigega, mida elu meie teele toob. See on parem, kui veeta iga päev paanikas, kuna sügaval sisimas tunneme, et me ei suuda taluda valusaid kogemusi, sest me ei suuda taluda emotsioone, mida need kogemused meis tekitavad. Inimesed kardavad sageli, et kui nad keskenduvad oma emotsioonile, siis see lihtsalt võimendub, ei kao ära ja võib neid isegi nagu tappa, hävitada. See peegeldab tohutut jõuetust, mida inimesed oma emotsioonide suhtes tunnevad, kuid see ei vasta tõele. Esiteks on emotsioonid voolavad. Nad liiguvad läbi sinu, kui sa neil seda lubad. Lisaks ei kao sinu tõde ja seega ka sinu emotsioonid lihtsalt ära. Kui sa keskendud millelegi muule, nad ei kao ära, kui sa keskendud millelegi muule. Ehk siis, kui sa hajutad oma tähelepanu, teed midagi muud, sa ei kao ära. Sa oled nad lihtsalt alla surunud. Emotsioonide tekke põhjused on palju keerulisemad kui ainult hetkelisele fookusele toetumine. Enamik inimesi kasutab negatiivsete emotsioonide vältimise tehnikaid hoopis vastupanuna oma emotsioonidele endile, mistõttu nende emotsioonid jäävad kehasse kinni. Need eralduvad alateadvusse ja kehasse. Seejärel hakkavad nad oma emotsioone pidama vaenlasteks. Kuid meie emotsioonid ei ole meie vastu, need on võimsalt meie poolt. Emotsioonid annavad tagasisidet selle kohta, mis toimub igas konkreetses olukorras. Kui pöörame oma emotsioonidele tähelepanu, siis kuulame ja reageerime sellele tagasisidele. See on nagu allveelaeva radarile keskendumine. Kui emotsioon meie sees ilmneb,
Surume selle enamasti kohe alla, ignoreerime ja eitame seda või asume nii kiiresti kui võimalik seda lahendama. Tegelikult on just meie vastupanu emotsioonidele see, miks me kiirustame päästikuid eemaldama, selle asemel, et kasutada neid abivahendina oma tervenemise suunas liikumiseks. Nüüd, kui soovid selle kohta rohkem teada, siis Tiilil on jälle video The Emotional Wake Up Call. See on vist see, mida ma ei ole ikka veel tõlkinud. Ma arvan, et ma pean seda kindlasti tegema. Tuletage mulle palun meelde, sest ma võib-olla, kui ma selle video ära teen ja lõpetas, ma jälle ei mäleta mitte midagi. Häälestumine oma emotsioonidele tähendab häälestumist oma isikliku tõe ja kogemuse tuumale. See on ühendus oma südamega. Niisiis, Emotional Wake Up Call. Võiksin selle ära tõlkida. Nii, kas ei tule vahepeal uusi numbreid? Kedagi ei soovi rohkem numbrit kuulda. Prioriteeri liikumist. Sinu keha on loodud liikuma iga päev. Sa ei saa olla optimaalses tervislikus seisundis ilma füüsilise aktiivsuseta. Nii nagu uni täidab ka liikumine ja treening lugematul hulgal olulisi funktsioone. Alates keha tugev, tšau Tiina, number 7. Peale seda punkti ütleme selle numbri. Ja kui soovid, võid veel küsida ja teised võivad ka veel küsida. Meil on 7 vaatajat ja number 7 number. Nii nagu uni täidab ka liikumine treening olematul hulgal olulisi funktsioone, alates keha tugevdamisest kuni stressi vähendamiseni, negatiivsete terviseseisundite ennetamiseni, kehaga ühenduse loomise toetamiseni, Kairit küsib veel väga hea, meeleolu parandamiseni, energiataseme tõstmise, toitainete ja hapniku transportimise, unekvaliteedi parandamise, seksuaaltervise edendamise ja lihtsalt lõbutsemiseni. Lihtsalt, et on hea olla, hea tunne, et on lõbus. Ja see ongi see ja see nimekiri jätkub veel pikalt ja ta ütleb väga oluline valida treeninguvorm, mida sa isiklikult naudid. Ehk ära tee niimoodi, et sa sunnid ennast. Sa pead nautima seda. Ja mille tegemiseks tunned sisemist motivatsiooni. On väga oluline, et sul oleks sisemine motivatsioon liikumiseks. Nii. Kommide aeg jälle number 7. Eks minu lemmikutest. Johann Wolfgang von Goethelt maagia on uskumine iseendasse. Kui sa sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Ja 21. Millele oled sa häälestunud just praegu? Tunneme hetkeks kõik, millele me oleme häälestunud just praegu. Mis tunne on? Nii, number 7. Number 7. Mediteeri. Siin ütleb ka, et mediteerimine on teadlik vaimne harjutus. See on teadlik keskendumise ja teadlikkuse muutus. Aitäh, Tiina. Sellisena on mediteerimise eesmärke palju ja samuti on olemas erinevaid meditatsiooniliike. Seda, mida peaksid tegema, on valida meditatsiooniliik, mis on loodud teenima just seda eesmärki, mis teenib sind kõige paremini igal hetkel. Et see võib olla näiteks juhendatud meditatsioon ühel ajal, fokusseeritud tähelepanu meditatsioon teisel ajal, võib olla hetke meditatsioon teisel ajal, liikumismeditatsioon järgmisel ajal ja nii edasi ja nii edasi. Ja ka liikumine on meditatsioon võib-olla. Näiteks Qigong on ju liikumismeditatsioon. On palju erinevaid meditatsiooniliike. Aitäh, Kairi. Kuid kõigil neist on ühine omadus, et meditatsioon on absoluutne hindamatu tööriist heaolu jaoks. Nagu ma siin olen tunnistanud ju ennegi, et ma usun, et minu närvisüsteem on tänu sellele rahulikum, et ma meditateerin ja miks ta on rahulikum ja või mida see omakorda on nagu põhjus, miks mu seedimissüsteem on paremini kontrolli all, kui võib-olla muidu oleks. Et närvisüsteemi seedesüsteem on ju otseselt seotud. Nii, number 8. Veeda iga päev aega teiste inimestega, ütleb Tiil. Veeda iga päev teiste inimestega aega isiklikult, suheldes,
kvaliteetaega koos veetes ja mälestusi luues. Me oleme suhtesõltuvad liigid. Et inimene oleks tervislikus seisundis, peab ta tihti olema teiste inimestega. Kaasaegse maailma kiirus ja interneti ning sotsiaalmeedia leiutamine muudavad isiklike suhete tähtsuse unustamise liiga lihtsaks, kuid seda ei tohiks teha. Tee endale eesmärgiks veeta aega inimestega isiklikult ja algatada isiklikke suhtlemisi. Minul on näiteks 2 korda nädalas turu peal väga palju suhtlemist. Pluss siis veel, kui Scott mul külas käib ja kõik see ja teine. Nii. Number 9. Hoolitse oma keskkonna eest. See tähendab kodu, aeda, kontorit, autot, kõiki ruume, kus me viibime. Kõik need mõjutavad tõsiselt meie heaolu. Hoia oma keskkond puhtana, organiseerituna ja korrastatud. Siis ma mäletan see koht, kus ma elasin Tallinnas, enne kui ma tagasi Costa Ricasse tulin. Seal oli nagu hästi palju nagu asju igal pool hunnikus, mis nagu, ma nagu kohe, kui me sinna sisse läksime, nagu tekitas sellise tunde, et mul ei ole siin ruumi olla. Et nagu see on nii oluline. Et selleks, et luua oma meeltele meeldiv esteetiline keskkond, pane rõhku, mismoodi sa kaunistad oma kodu, millised esemed sul seal on, millised värvid sul seal on. Et need on olulised, igaüks neist mõjutab sinu olemust. Ole teadlik sellist, millist mõju sa tahad valida ja seetõttu ka sellest, mis kuulub sinu ruumi ja mis ei kuulu. Number 10. Veeda aega looduses, õues ja looduses eelistatavalt suheldes taimede, loomade, putukate, mineraalide ja elementidega. Käi paljajalu maapinnal, kui saad. Nüüd teil juba on seal varsti läheb nii soojaks küll, et saab juba paljajalu õues käia. Mõned inimesed käivad talvel ka muidugi, aga ma ei tea, kui sa ei ole harjunud, siis ei ole vaja. See on stabiliseeriv, maandav, tasakaalustav ja puhastav tegevus. Looduslike ruumidele sagedus on sinu heaolu jaoks oluline. See tähendab, otsi neid välja. Ole looduses. Number 11. Ela vastavalt oma väärtustele. Ela oma väärtust oma prioriteedi järgi. Ela teadlikult vastavalt sellele, mis on sulle kõige tähtsam. Seda tehes elad sa vastavalt sisemisele motivatsioonile. Tee seda, mis on sinu jaoks oluline selles elus siin maa peal. See on retsept täisväärtusliku elu jaoks. Ja ära tee asju, mida sa ei hinda või mis sulle ei meeldi, vaid näiteks oled neid teinud selleks, et midagi saavutada. Kui tahad rohkem teada selle teema kohta, võid vaadata videosid The Secret to a Happy Life, et siis õnneliku elu saladus ja If you want to be happy, don't do this. Ja kui sa tahad olla õnnelik, siis ära tee neid asju. Ja viimane number 12, õpi pidevalt. Ära lõpeta kunagi õppimist. Otsi uusi asju, mida õppida. Õppimine on isikliku avardumise oluline komponent ja see hoiab sind sõna otseses mõttes noorena ning säilitab sinu olemise plastilisuse. Paindlikkuse. Õppimine annab sulle uut teavet ja oskusi, millega saad oma elu optimeerida. See tõstab enesekindlust ja õnnetaset ning, mis kõige tähtsam, õppimine ennetab elukvaliteedi langust. Nende harjumuste lisamine oma igapäevaellu parandab sinu elu märkimisväärselt, ütleb Thiel. Kaunist nädalat. Mul keegi naabrid küpsetavad midagi magusat. Lähen külla. No nii, kas tuleb veel numbreid enne, kui läheme energiajoonduseni? Panen ekraani kinni omal siin. Võtan ühe numbri veel, vaatame, mis siit tuleb. Tühjus. Kas sa lubad elul ennast üllatada? Kas sa lubad elul ennast üllatada? No nii, võtan selle mikrofoni kätte. Leia omale mugav asend. Kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult mõned minutid olla.
jooneks vett. ja hakkame pihta. ja Tiina, tšau, number 5. Number 5 on öeldud, number 21. minu meelest ma ütlesin Kairitile 21 Kata. Ma ütlen veel korra mõlemad numbrid, siis on kindel, et kõik on saanud number 5, Tiina. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu väikesest printsist. Ja ütlesin number 21 ka. Ja number 21 oli see, millele oled sa häälestanud just praegu. ja nüüd häälestamegi sellele, mis me just praegu oleme. Paneme silmad kinni ja hakkame hingama mõnusalt ja sügavalt ja pehmelt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Tunneme, kuidas meie keha lõdvestab, kuidas me vajume selle asja sisse, mille peal me hetkel oleme. Meie keha muutub järjest mõnusamaks, pehmemaks, raskemaks. Lõdvestume aina mõnusamalt ja sügavamalt. Ja kujutame ette, kuidas meie jalataldades kasvavad meie energeetilised juured meie ema oma armastavasse südamesse. Ja lubame sellel armastusel jõuda tagasi läbi meie juurte, meie südametesse. Ja iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali. Meie füüsiline keha saab armastusest üle ujutatud. Tunnetame seda oma kehas, kuidas kõik meie rakud on üle ujutatud armastusest, armastavast kohalolust, täielikust aktsepteerimisest. Lubame enda füüsilisel kehal laskuda selle mõnusa pehme armastuse sisse. Samamoodi meie emotsionaalne keha. Tunneme, kuidas armastus ujutab meie emotsionaalse keha üle. Ülevoolavalt, külluslikult, mitte midagi tagasi hoidmata. Jõuab igasse pimedasse soppi meie emotsionaalses kehas. Ja ka meie mentaalses kehas. Armastus ujutab meie mentaalse keha üle, kogu meie intelligentsuse, kogu meie mõttemaailma. Kõik, mis on seotud mõtetega, teadmistega, arusaamistega. Lubame armastusel meie mõttemaailma üle ujutada. Aitäh. Tunnetame seda täielikku armastavat kohalolu. Nii ema maa poolt kui ka iseenda poolt. Meie oleme armastav kohalolu iseenda jaoks, kõikide osade jaoks meis, meie sees.
kõik erinevad osad, kõik erinevad taipamised, kõik on hetkel lõdvestunud sellesse armastavasse kohalolusse. kuidas on nüüd võtta täielik vastutus iseenda heaolu ees? jah, võib-olla me ei tee seda korraga kohe igas dimensioonis, igas aspektis. aga võtame vastu teadlikkuse, et meil on võimalik oma elukvaliteeti tõsta. kui me kas või ühe sellest nimekirjast luubi alla võtame. või rohkem. ja ei ole mõtet olla enda peale pahane, kui me ei ole kohe võimelised kõigega hakkama saama. anname endale aega, anname endale ruumi ja lubame endal armastusega, armastavalt jõuda nendesse harjumustesse, mis on meie jaoks kõige panustavamad, mis meid inspireerivad, mida me oleme motiveeritud tegema. aitäh. avame ka oma kroonchakra, oma kõrgema mina ja kogu universaalse teadlikkuse vastuvõtmiseks. võib-olla sa näed seda teadlikkust jõudma endasse nagu valguse sambana. mis värvides või värvides see sinu jaoks on. lubame endal kogeda seda energia nihkumist, liikumist, muutumist. oleme lihtsalt kohal sellega. võib-olla meil tekivad mingisugused ideed, mida me saame teha, või kui ilmnevad mingisugused vastupanud, siis lubame endal neid emotsioone kogeda. oleme nendega armastavalt kohal. ei kritiseeri ei ennast ega teisi. võtame vastu teadlikkuse, et meie oleme need, kes valivad igal hetkel. ja me saame uuesti ümber valida, nii kaua, kui me siin selles füüsilises reaalsuses oleme. meil on alati võimalus uuesti valida ja uuesti. ja kui me järgime põhimõtet, mis meid motiveerib,
mis meid inspireerib, mis on meie jaoks midagi, mis toob meile rõõmu või mida me soovime nii-öelda kogeda või nagu, kui me soovime mingist midagi ületada, mingisuguseid takistusi või midagi juurde õppida või mis iganes avardumine see meie jaoks on. kuidas see siis on, kui me lubame endal kogeda? me lubame endal avarduda. ja hakkamegi nüüd seda energiat enda sees avardama igas suunas ja kaugemale, aina suuremaks ja suuremaks. vaatame seda avardumist, vaatleme, kui kerge see on. omas tempos. ja hakkame ka ise kogu energiakehana koos selle avardumisega avarduma. meie kui ruum avardume koos selle avardumisega igas suunas. aina suuremaks ja suuremaks, aina kaugemale ja kaugemale. aitäh. vaatleme iseennast selles kerges avardumises ja järjekordselt kõik, mis üles tuleb, igasugused emotsioonid, oleme nendega kohal. oleme iseendaga selles hetkes täielikult kohal. lubame endal olla. hingame ja lõdvestume selle avardumise sees. ja oleme samaaegselt oleme kui armastav vaatleja oma kõrgema mina seisukohast. oleme iseendaga kohal. oleme selle avardumisega kohal. samal ajal oleme vaatleja. lihtsalt lubame kõigel olla. lubame iseendal olla. lubame endal avarduda. lubame endal hingata ja lõdvestuda. aitäh. oleme veel mõned hetked selles mõnusas avardumises. avardunud olemises endaga.
kas nüüd on kuulda? Kust maalt see vaikus algas? Kas kõik need energia lõpetamised said tehtud? On kuulda või ei ole? Okei, nüüd on kuulda. Okei, ja seegi. Okei. Patarei sai vist tühjaks selle mikrofonil. Okei, aitäh. Nii, Kairit küsis veel number 4, ma ütlen veel selle ka ära. Number 4, ainult sina saad elada enda elu. Originaalis tuli see mulle inglise keelena only you can live your life. You only live your own life. Jol. You only live your own life. Ja, ainult sina saad elada enda elu. Okidoki. Aitäh, minu jaoks oli praegu see päris, see maandamine oli nagu see energia oli päris suur ja tugev. Ta ei ole ikka veel nagu täielikult lõpule jõudnud, et ma ei tea, kuidas teil on. Kas tuli ilusti kõik lõpuni jõudis? Aitäh, kallikesed, aitäh, et sina tulid, et sa vaatad, et see panustab sulle ja see panustab mulle. Et see sulle panustab, see panustab mulle. Aitäh ja järgmise pühapäevani. Muide, kui teil on mingisuguseid soovitusi, mida ma võiksin siin esitleda, siis kirjutage mulle või pange siia kommentaari või kirjutage otse sõnumitesse. No.